Kas ehitusmaailma tulevik ongi selline, et on printerid, millega on võimalik printida maju? Me oleme tulnud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja uurime järgi. Mida see betooniste maja printimine ikkagi tegelikult tähendab? Siis põhimõtteliselt te annate ette masina arvutile joonise, võtate segu ja mis siis saab? Ega ta umbes nii lihtne võiski pealiskaudselt vaatlusel olla, aga seal tuleb üks hästi oluline komponent mängu, et kui tavaliselt pannakse betoon kuhugi vormi sisse, siis praegu juhtub niimoodi, et see betoon, mis lastakse vedelas olekus ja alusele, peab ühel hetkel juba pidama järgmised kihte, nii et see on selline natuke keerulisem osa sellest kõigest. Siin on siis praegu käimas selle meie tehtava betoonisegu testimine, enne kui me ta päris sinna printeri sisse paneme, et kas see, kuidas ta vajub, on õige, et ta ei ole liiga pehme ega liiga kõva. Tänane algülesanne on siis teha ühele koostööprojektile ehituskooliga esimene seinaelement. Me teeme maakeldrit, alusplaat tuli ja siis prindime betoonist seinad meile. Ja eesmärk siis selles, et sealsed õppijad saaksid seda uut tehnoloogiat natuke näha, natuke tunda. Ja teisalt meie enda huvi on see, et me tahame seda tehnoloogiat jätkuvalt arendada ja timmida iga selle prindi korraga. Aga mis on selle plussid, et on võimalus maju niimoodi või sel viisil teha? Me saame vähema materjaliga hakkama, me saame huvitavamaid kujundeid ja siis see tulevikuvisioon on see, et on ka teistsugused materjalid, mida me prindime, et ehk siis räägime materjalide taaskasutusest. Siin on siis ekraan, mille kaudu sa saad näha ja kontrollida seda protsessi. Mida sa näed siin? Ma näen seda kujundit, mis tekib, kus kohas praegu asub printpea. Samuti ma näen koordinaate, kihtide arvu. Kui meil on niisugune kindla toote tegemine, siis läheb enamasti hästi, aga nagu täna, kui me katsetame uusi asju, siis vead on garanteeritud. Aga see ongi nagu tegelikult eesmärk. Praegu on väga ilusti läinud. Läheb plaani kohaselt. Aga mis võib minna valasti? Ta võib hakata, need pikemad küljed võivad hakata küljele vajuma nagu. Meil on sinna tehtud üks selline jõnks või kõrv sisse, et oleks struktuurselt tugevam. Siin tuleb mängu see, et kui tihke see segu on, kui palju ta ära vajub ja samas ka see, et kombinatsioon, kui kiiresti pumpab ja kui kiiresti robot käsi liigub, et siis see tegelikult võib seda protsessi mõjutada. Kui kõrge ta lõpuks saab olema? Praegu me teeme siis 60 cm kõrguse, et me oleme umbes poolel teel ja siis me paneme nad üksikutes tükkides kokku, millest moodustab siis 1,80 m kõrge keldrisein. Jäta seisma, Gustav! Võid seisma jätta. 33 kihti saime prinditud. Valesti läheb see, et üldiselt teeme selliseid valusid niimoodi, et meil on vahesidemed ka sisse prinditud, eks ju. Ja lihtsalt nii kitsas riba, nii pikk lõik tegelikult kaotab stabiilsuse. Ja tegelikult võis veidi vist ette karta, et võib juhtuda nii või? No natukene reklaamisime ette ka ju. Lihtsalt praegu me peame printeri režiimi natuke muutma, et selle pumba tootlikkus ja selle peakiirus ja need kõik peavad omavahel olema väga täpselt paigas. Aga mida see tähendab? Kas me alustame nullist? Jah, me proovime uuesti. Me peame 3 parameetrit muutma. Kas see segu läheb taas kasutusse? Ma vaatan, et siin praegu kühveldatakse segu ämbrisse. Jah, selle saab uuesti kasutada. See on nagu lapsed ehitavad liivalosse, et kui tuleb kehvasti, siis saab kohe teha uue. Mis on maailmas seni selle valdkonna sellised kasutuskohad olnud? On tehtud sellised väiksemad jalakäijate sildu. Sildu? Ja meie projektipartner, üks neist siis Eindhovenist, nemad on teinud nüüd 2 silda jalakäijatele, aga loomulikult see ei ole niimoodi otsast lõpuni betoon prinditud, see on kombinatsioon erinevatest tehnoloogiatest. Ja eelmise aasta selline suuremat sorti asi, mida väga avalikult räägitakse, on siis üks uus arendus Ameerikas. Oletame, et ma tahan endale betoonist prinditud eramaja. Kas ta on soojapidav? Mis tema sellised omadused on? Meie projektipartnerite ühes näidismajas, seal on tehtud tegelikult soojapidav betoon prinditud maja, aga täna ikkagi see tehnoloogia on veel toores, nii et see majab ka paratamatult selle hinna üles. Selles mõttes pean korrastama, ma kahtlustan, et betooniprint ei arene metsiku hooga elamuehitusse, ma kahtlustan. Üks, mida ma olen kuulnud, on see, et sellistes piirkondades, kus on näiteks juhtunud looduskatastroof või on olnud sõda, et seal saaks nii-öelda kiirkorras rajada maju. Jaa, kindlasti on see üks kasutuskoht ja tegelikult ütleme kogu siis kaitsetööstus, mis iganes erinevad sõjaväerajatised. Tšehhis on ettevõte, kes juba toodabki tegelikult selliseid moodulelemente ja just nimelt selliseks kiireteks varjualusteks.
me oleme nüüd Tehnikakõrgkooli õue peal ja siin võib öelda, et on täiesti teie enda betoonprintimise stiili näide, selline väike varjualune. Kui ma vaatan seda seina kuidagi struktuuri või pinda, ma ei tea, kas see on nüüd maitse asi muidugi, aga mulle see kohutavalt meeldib. Ta on natukene ebatäiuslik, aga kuidas see kõik nüüd tehnoloogiliselt ikkagi teil on siin kokku pandud, et ta peab ju ometi olema ka nii-öelda täiesti kindlalt fikseeritud ja ega siin ei saa ju võtta mingeid riske. Eemalt jääb mulje, et see justkui seisabki siin niisama on klotsid üksteise peale laotud. Päriselt nii ei ole. Seinad on omavahel tõmmatud pikkade selliste varrastega kokku, mis jõuavad sinna üles laetaladeni välja. Aga mida sa ütled sellisele minusugusele naiivsele inimesele, kes tuleb ja ütleb, et see on nii ilus, see prinditud betoon, et ma tahaks kasvõi, et mul oleks, ma ei tea, aiamaja sellises tehnoloogias, et kas see on realistlik? Ma tahaks kiita hea maitse eest, ma arvan, et see on ka ilus. Tänased seadusandlused ei luba sellist materjali veel päris teha, ehk siis ta tohib olla kombinatsioonis millegiga. Ja kui võtta näide, et võib ju osta elusuuruses lillepoti näiteks ehituspoest, siis võid osta ka elusuuruses aiamaja osa. Ma mõtlen inimese suurus. Nii et selline dekoratiivmaailm kindlasti on see koht, kuhu juba saaks neid asju pakkuma hakata. Ja mul on väike lootus, et uuest aastast siin Tallinna linnaga, et vast me saame juba linnaruumi ka oma vidinatega minna. Avalikus ruumis peaks olema 3D prinditud näpujälg. Nii et avalikus ruumis juba on sellised dekoratiivvidinad ja ma usun, et see dekoratiivvidin on see, mis kõigepealt arenema hakkab. Kas see prinditud betooni päralt on tulevik? Ma arvan, et prinditud materjalide päralt on tulevik ja sealhulgas ka siis prinditud betooni päralt.